Rõsk juba. Normaalselt seda. Mis teete siin? Me ehitame seksisilda, et rebasseerimisel saaks minna kaar silla peale ja hakata seksima. Ja peakorraldaja Ingo on samas. Jah. Siis mingi... Madise ja minu ühisideel tuli selline suurepärane idee. Kas see on kogemusest inspireeritud? Ei, kahjuks ma seda kogemust veel ei ole, aga ma tahaks, et kõik Tartu tudengid saaksid selle kogemuse endale. See on see, mis Ingo soovib. Ja me vaatame, kas see õnnestub, et oodata on vähemalt 800 inimest, kes seal hakkavad seda kaar silla peale asjatama. Poosi on ette antud, sellepärast ei pea muretsema. Ingo on kõik poosid välja mõelnud, kõik poosid ära katsetanud alustada. Jah, Madisega katsetasime kõik ära. Ma olen projektijuht ja ma vaatan, et projekt saaks juhitud. Okei, kuidas sa tundud, et see läheb praegu? Kas inimesed on motiveeritud? Ma arvan, et inimesed on täpselt nii motiveeritud, et kõik saab tehtud ja et neil on tore ja lõbus ja nad naudivad, mis nad teevad. Miks sa projektijuhiks otsustasid hakata? See on hea küsimus. Ma arvan, et mulle meeldib see, mis me teeme ja ma arvan, et see seltskond, kes siin on ja see rõõm, mis me suudame tekitada teistes inimestes, on nii väärt seda, et need magamata tunnid ja raske töö, mis festivali välisel ajal tuleb teha, on nagu väärt seda. Tööd ei tehtud. Kas te nägite mu story't? Ei näinud. Ma panin another day, another sleigh. Nii hea. Sa arvad, et see maha ka tuleb kunagi või? Jah. See on seina värv. See tuleb. See tuleb. Valgete pükstega. Ma ei mõelnud läbi seda. Ma ei ole väga hea läbi mõtle. Pole hullu, siin ei ole keegi. Vai läbi mõtle. Okei. Katte kämeras. Lõika välja see. See jäi täpselt peale. Oota, ma tulen aitan. Vaat see siin üks koht on. See muru! Ära tee siis, kui ma mingi hakkama ei saa, palun. Kuulge, keegi endale telekat ei taha või? Maja, 2 eurot. Selle Bad Boy saate endale koos kleepsida. 2 eurot. Ei, tasuta saab. Nüüd on kahtlane. Üks olemas. Nüüd sa pead võtta. 1.50 tuli seal. Keegi tahab seda. Mida sa värvid praegu? DJ puldi tugesid. See on DJ pult. Kas lihtsam ei oleks rentida? Tudengiorganisatsiooni käest küsid sellist asja. Jah. Aga kas elu peab lihtne olema? Nagu palju lõbusam on ju ise teha, vaata. Me teeme mälestusi samal ajal praegu. Ma saan tulevikus rääkida, kuidas mina olen värvinud DJ pulti. Kellele sa valetad? Tal on täna halb päev. Mul on täna väga hea päev. Ma ei tea, minust ei ole nagu väga... Ta on delusional. See tahab mingit selgitust saada nagu. Te ei jõudnud ühisele arusaamale. Seda kaotsid. Ei ongi, IBC-d ei saanud kinni, karistus on... Karistus pool. Aga see on mingi ülesanne, mida saab erinevatele inimestele pakkuda. See on selline jupp, kuidas selle jupiga kinnitada see puur siia aluse külge. Jupp on selline, alus on siin. Tahaks selle panna midagi, et kujutaks ette, et alus jääb nagu siia vahele. Selle vahele. Ja siis see käib siia, aga... Peaks nagu teistpidi olema täpselt. Nagu... Et nagu... See on ikka üle meeter 50. Sõidame minema. Lähme bussijaama. Seda silti vaja. Ja siis nad on nagu, et okei, teeme selle. Ja siis järgmine on nagu, et okei, aga siis meil on vaja uut silti. Aga no me ei hakka uut silti välja lõikama ja siis see värvitakse üle ja siis ma arvan, et on mingi aastate jooksul, ma arvan, mingi 20-30 kilti ikka välja. Local mõtlejad. Mis te mõtlete? Meil on vähemalt aju rakke.
kas sul on oma nüüd see võttetiim, kes sul lihtsalt käib? Sul on oma see on, mis see, Kristel Pärtelpoja Kiire nädal. Kristina Pärtelpoja. jah. Pead olema kursis. Tal on hästi kiire päev. Ja ei, mul on hästi kiire päev. täna on laupäev, 23. september. Kell on 15:49. Tartu vesi on odav. Aga värskel ja peopilet on veel odavam, nii et. Thanks, Joonas. Ma ei öelnud, et sa pead raha kokku hoidma, ma ütlesin, et kasuta seda mõistlikult. Ja saagi, ma ei võinud osta 1300 eurist saagi, jah. Iga nurk oli võimalik vaata. Kurat. Ma arvan, et sa lööd ilusti ühe löögiga talle täpselt nii nagu peab. Ma arvan, et proovime. Ma panen viimase. Kas see on mingi oluline toru või? Kas see on selle bänneri mingi toru või? Ei usu. Ei olnud ikka. Oota, aga no. Ikka on kallis. Seda veel nagu pann koos. Järgmiselt ma ei loe kõike ette, seda ma teen. Septembril pubiralli ülespanek hakkab kell 15:30, meil on vaja 3 inimest Raekale 15:30 ülespanekule. See on vaja ürituse ajal. Siis on vaja laburit. Mis asjad on? Paneme heli kohe, paneme mussi käima. Paneme tümmi põksuma. Lähed vist mujale ka? Anna talle! Oot, kas sa juba loksud? Mine! Sokito. Ostke, saab peaaegu igalt ürituselt merchi telgist. Väga hea saab ka osta. Tulevikus võib-olla ka uhkematelt platvormidelt, aga näeme selle osas. Kaua magasid täna? Ma ei tea, vist äkki tuli 4 kokku. Vist. Aga ma siin enne tõstsin neid telgi raskusi ja tõmbas mustaks. Aga see on okei, see käib asja juurde. Käib asja juurde. Easy. Kaua magasid? 3 tundi. Mul oli kella 2 juba äratus käis. Siis märkasin 4:53 ja siis sain aru, oi, ma olen hilinemas. Siis ma pesin nagu samal ajal, kui ma autoga sõitsin, ma pesin hambaid. Ma ei tea, kas pliidid peaks sooja panema või? Autot pole ju, et panna. Kaua täna magada said siis? 5 tundi ikka. Soliidne? Palju planeerimist on? Tegelikult, no siin on natukene.
meil mingisugune, no see on alaplaan, aga kuna see on koopia, siis on nagu natuke halvasti näha, aga mul mingi visioon on, kuhu mingid asjad umbes tulema hakkavad. Siin aedu on päris palju võrreldes teiste üritustega ja siis sellepärast saab võimalikult palju asju siia ära panna. Kuidas sa nagu paigutad neid üldse bännereid või mis loogika järgi see No siin ma olen mõelnud nii, et kui nagu sisse tullakse mõlemalt poolt, siis võiks olla kohe alguses meie bänner ja lipud, et nad teaksid nagu seostaks ära, et see on meie üritus ja siis ma vaatan selle järgi, et kes siin üritusel on nagu kõige olulisemad sponsorid, ehk siis näiteks meil siin on Tartu Mill ja Salvest, kes nagu mujal on pigem minimaalselt, aga siin on nagu väga suurejoonelised panustavad ja siis sellepärast ma tahan, et nad oleksid siin võimalikult hästi kajastatud. Et see on järgmine prioriteet ja siis, kui on aeda veel üle, siis ma vaatan lihtsalt selle järgi, et kes veel on, et võtta veel juurde. Kaua magada said täna? No siuke 3 tundi. 300 raami lähevad siia ja 3 lähevad viis otsa. kõnekaardis stardika, yeah. Ma olen valmis mees, milfrogin linnahalli ees, lihtsalt vaata mind, olen musirull, kõik punastavad, kui neile kalli teen. Armastus ja kahur viin su ema muna kividele, sorry baby, ära suru, ma kuulun emmedele, mitte tibidele. Õhtusöögile ei hilineme, tublid noored pere inimesed. Mis sa teed? Ma olen kontrollija. Kontrolli, kas vastused on õiged, see on väga tõsine töö. Ainult sina või on? Need ka kontrollime. Me kontrollime. Ja kui on halvasti, siis me menetleme. Seda sa oskad teha väga hästi. Ja nüüd me just hakkamegi praegu kontrollima. No nii. Läheb asjaks. Nii, ja vale. Ja ega siin ei olegi väga... Täna mulle pool pakki siit. Me paneme 0 või 1. Mina panen siia 1, et siia 0. Siin on vale, see on 0. Siin on õige ja siin on 1. Mul täna paha plaan, panna kõik need mammad rappuma ja ma valmistun oma matusteks, sorry, seekord listun väikene kork pealt ja mul punna naba sees. Ma olen Soome, kartsun katused, su lemmikshot on hot shot, mu lemmikshot on back shot, valgus, kaamera, action, tantsin nagu Michael Jackson. Tantsin täpselt, mis teed, selles ei saa sulle keegi vastu, kõike ei saa, mida sooviksin ma, jääb mulle vaid, see kestel disko. Minu ülesandena on turundamist üritust. Mis see sisaldab endas? Seda on seda, et me käime osalejatega kaasas, vaatame, mis nad teevad ja siis ma teen sellest storysid ja pilte. Mitu storyt on liiga palju? Üle 10. Kuidas sa peatad ennast, et mitte liiga palju storysid teha? Ma ei tea, ma valin lihtsalt, et oleks lahedad story'd. Niimoodi ongi. See on raske, kui sa arvad. Näe! Aga See on taku, mis käes selja taha. Anna sulle siia. Ja teistpidi. Kumbal kalle. Soiab. Mis kõige raskem on turunduse juures? Sellel üritusel just. Raskem sellel üritusel on see, et peab erinevatesse punktidesse jõudma ja et sa ei tea võib-olla millal tiimid sinna jõuavad, seega vahepeal on ootamist, aga vahepeal võib-olla magad mingi laheda hetke just maha. Jõuda lõppu ka ja siis edasi. võib või? Nii, ja start. Võtta 2 lonksu. Ja nüüd tuleb minu hääle suunas. Võtab jala siia. Mis see minu asi on, mis sa võitleb illub siia raisk?
ära teen, siis lähme koju. Sa ei lähe koju. Jääd siia. Pane ilus, sa ei teinud midagi. Liigub ju. Nüüd panen sirgeks ka. Panid veel rohkem kõve. Mine siit. Tegid nagu täpselt seda. Natuke siia poole sõbrad sellega. Haige tüüp! Kuidas läheb, mis sa teed siin? Korraldan üritust. Okei, sa oled peakorraldaja, on ju? Mis su ülesanne on siin? Et see kogu rada ülesse saaks. Kas sa ise mõtlesid Põhimõtteliselt selle kamandada neid härrasi, kes seal ei taha vahepeal tööd teha. Raja mõtlesime ise välja, jah. Tulime siia seiklusparki ükskord ronima ja siis vaatasime, et siin on mõned väga lahedad elemendid, mida võiks kasutada nagu titaantudengil ja siis me ehitasime siia oma nägu ka juurde ja nüüd siis need lõpetavad seda viimast poolt sellest eelvoorurajast, et... Ingo, sellega ei saanud hakkama? Madalamaga sain, kõrgema ei saanud. No tervist. Kuidas läheb? Väga hästi läheb. Mis sa teed täna? Mina kommenteerin üritust Titaan-tudeng. Ettevalmistusena mina olen leidnud selle, juba paar aastat kommenteerin tervet üritusi. Kui sa tuled hommikul appi või kui te ehitatakse rada, siis see on kõige parem, sest sa saad aru, mis üldse üritusel toimub. Kuidas sa genereerid peast teksti, mida rääkida kogu aeg? Jaa, see on mõnes mõttes, ma arvan, et see on haigus, see on lobapidamatus paljudel. Et ma mäletan põhikooli õpet ütles mulle kogu aeg, et miks sa jutustad nii palju seal. Et mõnes mõttes on see haigus, aga see on täiesti treenitav tegelikult. Kui meil tulevad iga aasta uued liikmed, siis nagu poolte asjadega lennutunnid. Mida rohkem käid üritustel, seda lihtsamaks läheb. Kuidas mikrihirmust üle said? Mikrihirmust tegelikult, ma mäletan, kui ma tulin, siis suht tuimalt pandi mind kohe tanki, panin kogu hommikul kommenteeri, 2-tunnine vahetus ja muud üle ei jäänud. Projekt ütles, Bossman ütles, sa pead nüüd rääkima 2 tundi kogu lugu. Aga siis ongi see abiks ikka kommentaatorleht, et algaja kommenteeri ole väga hea, kui korraldan päriselt kirjutanud siin igasust. Mis sul on siin? See on näiteks intro, siin on isegi intro. Kõige olulisem täna on kindlasti sponsorid, neid ei tohi kunagi unustada. Tänu nendel ikkagi festivali teeme, aga siin on tegelikult täna on väga hea näide just Titaan-tudengi najal, et võistlusraja tutvustus tegelikult on kõik ilusti olemas, eesti keeles, inglise keeles korraldaja on super töö teinud ja ma arvangi, et sponsorid kindlasti mainida ja võistlusraja tutvustus, et kõik osad saaksid aru, mida me teeme ja kuidas me teeme. Taavi, edu! Aitüma, näeme rajal! Ja sealt on Villem! Tere, oleme Alo TV-ga siin klubis, klubi Lux Express. Peame siin nõu, kuidas siis edaspidist, võite kuulake. Villem ei lase sul visata prügisse, valesse prügikasti, nagu prügi valesse prügikasti ja siis on nagu lihtsalt see, kus Villem. Tere, üritus hakkab läbi saama, Alo TV on ikka täielik räpp, meil on kaameramehel on mingi 90-ndatest mingi suur kolakas lihtsalt. Ja see ei ole safe. Ma ei viitsi ausalt, ma ei viitsi enam. Ma autada, et mingi sükene. Mis sa arvad, kuidas sul läks? Ma arvan, mul läks Ma arvan, mul läks halvasti, sest et kui sul läheb hästi, siis sa oled kõrge egoga. Ei, tegelikult oli vägev, oli tore, teeme järgmine aasta uuesti, teeme ägedamalt, teeme suuremalt, paneme hullu DJ-d, kuradi õppige kodus, pange hullu, käige keikadel. Oli tugev? Lõpp oli väga tugev. Sport võidab. Ma ei oska sulle midagi öelda. See oli väga kõva. Sellist asja ma ei osanud oodata. Seal näha ka, et saaks väänata juba särki, et väga mõnus oli. Ma olen väga rahul. Ütleme ausalt, et Eesti rahvas tuleb veel siia tekno. Kuulate, ta tuleb veel siia teknoskenesse. Uskuge mind. Minu südant, uskuge minu südant. Eesti rahvas tuleb veel siia teknoskenesse ja me paneme selle peo niimoodi püsti siin Tartus, et halb hakkab.
siis sa võid tulla, proovime vaadata, kuidas sa siis kõlad siin näiteks. Räägi, mis siis kõige suuremad väljakutsed on selle ürituse korraldamisel praegu? Tehnilised probleemid on praegu kõige suuremad, et kuidas saada mingid erinevad pillid ja asjad ja et meil tuleb seekord hästi palju erinevaid meediumeid. Me kasutame ka mingit kunsti hakatakse siin näitama, klaverit mängitakse, kitarri mängitakse, nii et kuidas nad kõik siin ruumis hakkavad kõlama. Ma arvan, et see on praegusel hetkel kõige sellisem põletavam küsimus. Siis sulle jääb viimane see keeruline. Ja see keeruline jääb sulle. Ja siis ma võin tulla ja öelda selle järgmise teksti nagu. Sa võid öelda selle tere tulemast tagasi peale pausi. Ja esimese nime. Ja esimese nime ja siis ma hakkan ütlema Mariella, Katariina. Te olete õhtujuhid, jah? Jaa. Väga uhked kroonid on. Vaatame nüüd sellega samale joonele ja vaatame palju meil. See ei tule üle ääre. Tule. Püsib ilusti. Ja peale. Jaksad. Hea töö. Nii, ja siis see laed. See ei tundu turvaline. Sul on prillid ees õnneks. Oota, Joonas, ma saan aru, et sa oled see tööülem, on ju? Ja need 2 Soome poissi siin. Kuna tööülem, ma annan Aamet, palun. Jaa, palun. Tööülemad oleme me kõik tegelikult, tähendab... Täiskohaga menetlejad. Täiskohaga menetlejad. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Excuse me, beg your pardon, girl, you have me. Tundub, et alates sellest aastast ma olen ka part-time logistik, sest et akutrell koos padrunikomplektiga vajab viimist seiklusparki. Arvan, mitu Red Bulli sul päevas läheb? Nii palju kui antakse, minul nagu endal ülemispiiri ei ole selles suhtes. No ma üritan nagu, et ma üle 6 ei joo, aga hea tunne hakkab selline, no hea tunne hakkab midagi esimesest. Aga veel parem on tunne peale 3. Red Bulli, see on selline sweet spot, peale seda hakkavad käed ja jalad verisema, et siis juba läheb keerulisemaks. You're ready for 24 hours in a day when you... Ühesõnaga, tänane asi hakkab välja nägema väga lihtsalt, et siin on uhke DJ-pult, on ju, saab keerutada ja siis siia tuleb sisse DJ. Paneme Red Bulli kõlaritest, tuleb mussi, me viime kõrvale supakad ja aktiivid, tuleb haigelt kõva heli, haigelt kõva rebasteerimine, täpselt nii vinge, et pärast saab sealt ülevalt hüpata tundmatusse ja lõpetada rebasteerimine ja jätkata pidu värske liha peal. Räägi mulle, kuidas on niisugust üritust korraldada? See on kerge kaos on alati. Mingisugused bännerid ja asjad ei ole veel kohale jõudnud, kuigi pidid jõudma pool tunni tagasi. Ja siis need inimesed tulid kohale, aga pole asju, mida teha. Ja siis ongi selline raske ajastada kõiki. Palju etteplaneerimist läheb siukse asja peale? No siuke 6 aega ikka peab mõtlema. Ja kindlasti aitab ka see, et me oleme seda üritust vist nüüd juba 6 või 7 korda korraldanud.
aga suht õudne oli küll tegelikult, ma kardan kõrgust. Tavaliselt selliste asjadega on samamoodi nagu ujumisega, et kui vesi on külm, et siis mulle meeldib just sisse hüppata, ma ei viitsi siin nagu praadima hakata, et muidu läheb hullemaks. On aeg panna see võimas helitehnika püsti. Olukord on väga hea. Me oleme ajagraafikuga täpselt õigesti hakkama saanud. Aga kõige olulisem osa iga helitehnika juures, mis tahad panna ikkagi, et heli oleks okei, heli oleks hea. Kõige olulisem osa muidugi supakas. Paneme püsti. Madis, miks sul siukest autot ei ole? Kuna mul on parem auto. Mul on Honda Accord 2005. Ma panen pildi siia sellest pärast. Saab Mugen Jaapani Rally Edition 140 kilovatt. Keskmine kütuse kulu 20 liitrit sajab. See on provokaat. Me paneme nagu nüüd see riidus, siis me 8.30 me paneme. Me tuleb rikki mõni pähina võisi, mida visata. Vise? Ei. More energy, more passion, more footwork. Kus see võtti sai? See viskasin sinna muru peale. Päriselt või? Jah. Okei. Näe, vaata see, tuli välja. See on see värske tehnikajuht, kes üritab aru saada, mis kaabel on mis kaabel, emane või isane, et ma ei tea. No üldjuhul nellika niimoodi, kui sa paned need kaks otsa kokku, siis tuleb. Proovime ühe teise kaabliga ära. Vaatame, kas see ka töötab. Nii, kuidas ta läks niimoodi. No, töötab. Väga hea. Kuidas sul läheb 5. päev? Raske on. Hääl tuleb õnneks lõpuks tagasi. Kui muusika saab, siis on kõik korras. Praegu on nagu liiga kaua vaikuses tööd tehtud. Ma ei jaksa enam inimestega suhelda. Kui muusika hästi kõvasti käib, siis ma võin vait olla lihtsalt. Keegi ei ütle mulle midagi. Ei no see on hea, vaata üks teeb ja lihtsalt konkreetselt 10 venda vaatavad. Ära filmi seda, kui kuskil on kole auk või midagi. Filmi ainult ilusaid kohtadest lauast. Kas sa vastasid Sandrale sellele? Jaa, siin on proua. Fantastiline. Ja siin on härra. Vähemalt proua tegi soolakurki. Kes siis tuleb? Meil on nii palju teha! Nii palju aega! Meil oli diil eile. Me võime olla mõlemad depressed, on ju? Ei, vastupidi. Oota, hold up. Back up korraks. Me võime mõlemad olla stressed, aga tema võib olla stressed and depressed ja mina pean olema stressed and delusional. Ehk siis hype ja siis ta võib olla... Seda vaatame hiljem. Hype. Tahaks magada. See ma osa olen maganud 3 tundi ja ma pean vastu pidama 24 pluss tundi. Ma võin sulle anda nagu 10 minutit nutmiseks, aga 3 tundi und sa ei saa. Miks on nii palju aedu asju? Sest Tartu rahvas loka ja meil on vaja neid kuidagi hoida kuskil. Tartu parim päkkar on siin. Ja nii head, et päkkari lauad ja pingid jäeti maja ette logistika poolt. Alla. Kuule, sina ütle, mitu... Ei, aga prioriteedid, Red Bull ei saa ka maha panna ju. Sina ütle, mis päkk läheb mitu? Tundub päris karm kord siin. Käid clipboardiga ringi. Konkreetselt, see on veits suss nagu kõik on mingi, see vend teab midagi. Ja sa käid ka nii kiirelt ringi. Jah, pank seal. Võtab. Siit. Sealt. Aitäh. Mul on vaja, sul märtsu ei ole või? Teipi. Teipi, märtsu. Sellist. Metsud on ka siin. No nii. Kaua läks? Me teeme täpselt seda sama siis, kui pidu käib. Inimesed, igal pool on inimesed. Need katted lähevad maha, saab juurikaid osta.
amazing. Tulge tudengipäevadesse, see on hästi lahe kogemus eluks. Õpid eluks vajalikke oskusi, näiteks nagu kuidas saada endale üks arvuta. Ei, mul on, ei. Ma pean ümber keerama. Sest et ühte seda putkat tõstab mingi 6 vähem. Või siis äkki. Ei saanud üles. Ma ei saa millimeetritki. Saab. Selena, sa võtad teist. Oot, ma tean, aga ma tahtsin proovida. Oot, need ei ole ühendatud. Ostab pileti ja siitpoolt ostab pileti, see järjekord läheb nagu... Oota, keegi mõtles. Fun fact, see tiga on TripAdvisoris Tartu top 15 vaatamisväärsuse seas. Drago, aita tõsta palun. Veits ka. Regina, kasutaja. Olukord on väljumas kontrolli alt, sest kui pilk on nii klaasist juba, et nagu nad arvavad, et nad on klaas, mida vaja pesta hästi. Kell on kõigest 3:45. See ei ole tegelikult nii hull. See ei ole midagi. Mina näiteks. Mul on kell 7 saab 24 tundi ärki veel olemisest näiteks. Aga hull asi. Veits jahe on. Kell 7:30 avatakse turg, nii et meil tempo tuleb peale. 6 peaks plats puhas olema. See tähendab, et meil on aeg umbes 2 tundi. See panemise pidu. Palju sa magasid? Kas sa magasid vahepeal? Ma isegi ei tea, mille vahepeal. Panime rebasteerimist kokku mingi kella 1-ni, poole 2-ni umbes. Ja siis ma sõin kuskil kella 2-ni ja tegelikult 2:30 ma tulin siia, tahtsin sellega üle vaadata. Kas ma võin 5 tagasi tulla? Oh no! Ma lähen! No mine. Ma ei taha seda. Skikutt! Kes mind otsis, miks mind otsis? Pane siia. Sa ei tea või? Kes mind otsis? Esimest korda kuulen, et keegi otsis. Hanna, minu meelest. Kuule, aga kas sul ei olnud neid? Jah, tead. Okei. Seda ma otsin. Kõrjad, jäkku tünn. Okei. Võta ka üks tünn. No vaata, ma näitan sulle. Vaata süsteemi. Üks ülatkina intakallas. Jällegi nagu öeldakse, häid lambaid ehk jäkkutünne mahub ühte mõrine kaugikusse palju. Teisel pool on. Akutrelli, okei. Saab. Kuidas see käib? Sponsorisse või? Need lonko on tuleb punasesse. Vasa raskeks läks. On vähe.
Kas see raisk? Kella kaotatud. Harjume. Pühkida. Kas keegi on kunagi näinud, kuidas nagu mehed oskaks multitaskida? Nad kas pühivad põrandat või räägivad? Tead? Näed, Harri seisab. Ja tegelikult on asi selles, et vahepeal tuleb Harri otsaga puhastada. Ega naised kasutavad seda tehnikat ja te mõtled selle, et tegelikult see vajab hooldust. Üks hea riist vajab alati natukene... Oleks siis siin ruumis mõni? Ma nõustun. Ei, need ei jää. Kell 9 alles algab kästpool. Jep. Aega valmis. Jah, vaatame. Nüüd tuleb meil tüüp. Jah. Siin oli veel. Kas ma pean minema? Lähme koju. Selles mõttes, et kui me saame siin nüüd kõik asjad tehtud, siis te võite tõesti koju minna. Päriselt või? Ma olen Viljem sõber. Sina jääd siia. Oled sõber edasi. Ma olin Viljem sõber sellepärast Jaagup. Ei, aga ma mõtlen, et te võite nagu ära minna nagu nii kaua, kuni teil see üritus. Suuname kaamera nüüd tagasi telgile. Parem. Varsti on Eli sees, siis on. Ja nüüd löö oma pead ka. Oota, keera Red Bulli purka. Nad on nii kaugel ju. Nii, vaata need lippa ei liipsi juurde. Kui sa selle lipuga vees paas sisse kõnnid, kas sa saad odavamalt? Ausalt, ma ütlen, ma tulen seda paigaldama, vaata siis Hello, I am ambassador! No praegu pole tuult, praegu ei saa kotsi. Kuule kell 10 helistasin 2:30, küsisin akusid. Ja nüüd sa küsid minu käest akusid. Kuigi ma küsisin mingi 3 tundi tagasi. Jaa. Ei ole, kahjuks, ei ole. Siis pane kinni ära, sest aku saab tühjaks. Aja. Ravi, ma ei jõua nii. Võtan seda õla peale ja kõnni. Jaa. Mina võtan need 5 korda tegelt, võtan selle samasuguse suure veel. Kuidas on viimase päeva emotsioonid? Väsinud, aga nüüd on juba see, et teeme ära ja siis on tehtud. Kuidas sul? Täitsa tore on, aga tahaks magada. Kuidas on viimase päeva emotsioonid? Väga head, väga head. Varsti saab magada ja süüa ja vaatan normaalselt süüa. Inimene olla. Ma ei tea, et kõigil on mingi unepuudus lihtsalt. Muidugi. Martin, kuidas sul läheb? Mul on läinud paremini, aga samas ma mõtlen, et on okei. Elame, näeme. Kuidas sul viimane päev läheb? Päris hästi. Hea on olla, 14 tundi sai magatud. Elurõõm on tagasi, motivatsioon üleval, käruralli, fun.
või arvatud? Mis kõige raskem päev oli? Esmaspäev, 4:30 üles ärkamine, siis kooli minemine, trenni minemine ja siis õhtul koosolekule. Tundsin ennast nagu mingi peksa saanud koer, aga muidu ei tole. Filmid seda, kuidas ta ütleb, et ta on peksa saanud koer või? Jah. See on oluline informatsioon. Ja siis nagu personalile läheb see vaata, siis nad saavad teada, et mis päriselt see vibe on siin. Ei, vibe on hea, aga mõned tunnid on puudulikud. Peale video vaatamist on eraldi koosolek. Emergency meeting. Ei, see on terve personal koos ja need Oliver tuleb on sisse. Räägi meile. Kas ilm soosib tänast üritust? Ma arvan, et soosib, aga siin on üks nagu, vaata, sest vihma ei saja, selles mõttes on hästi. Täiesti algu. Hello, are you doing carro riding today? This is my whip. This is my whip. My whip. We are here in Swedbank. We are trying to buy this carro with a loan. This one here. Yeah. Ma näen ise ennast. Holy shit. Väga see on mingi naljakas sinu arust. Ma ei lähe trapud sulle välja. Vedi juhib meid. Kõik vedi järgi. Vedi viib meid. Kus on logistikajuht? Keegi teine üks või? Ma ei tea. Kurat, keegi ütle. Hea töö, fester on tehtud. Kõigile teadmiseks, siis see on päriselt Reinu pitsa. See on Reinu pitsa. Reinu pitsa. Noh, ma ei oska süüa, hull asi. Ei pea tähelepanu pöörama. Istud praegu siin. See sisu on ka ära teha. Ma söön ühe piilu veel peale seda, siis me võime teha seda sisu ka. See oli siis minu esimene festivalprojekti juhina. Ja ma ütleks, et väga äge oli. Et raske, aga kõik festivalid on rasked. Ja samas ma ütleks, et kõik olid nagu väga-väga tublid ja pani tunda. Ja tegelikult fester sai nagu selles mõttes ilma ühegi suure apsakata tehtud. Ei olnud nagu, et keegi teeb mingit jama või midagi sellist, mida vahepeal juhtub. Või et mõni üritus läheb nagu täiega pekki. Et selles osas eeltöö järelikult oli piisavalt hea ja festival läks hästi. Eelarveliselt vist tuleme ilusti nulli. Ehk siis kõik läks okeilt. Inimesi käis, ma arvan, päris palju. Et me mingeid lõppnumbreid veel täpselt ei oska öelda. Aga praegu paistab, et oli päris hea. Uued peokohad, kus me ei ole pikalt teinud või siis nii-öelda turuhoone töötasid. Kevadel uuesti on? Festivali ja ega mul ei ole muud võimalust. Ma pean tegema. Ma olen aastaks ajaks ametisse kandideerin, nii et selles mõttes on nagu keeruline põgeneda, vahepeal ei saa. Aga ilmselgelt kevadel uuesti ja ongi tegelikult, et nüüd põhimõtteliselt 2 nädala pärast me hakkame kevadet planeerima. Mis on veits crazy mõelda praegu nagu, et tegelikult tahaks puhata. Aga siin me oleme.